eks neid ostusid on tehtud ka ja alati on unistatud, et ükskord see võit ära tulla, et auto näol, aga nagu näete, siis on see täitsa tulnud. Et selle üle mul on tõesti väga hea meel. Täna jälle tähtis päev. Üks auto on leidnud omale õnnelik omaniku ja nii tähtsal päeval on hea meel üle anda sellist auhinda ja soovida siis nael kummi, nagu öeldakse. Suur aitäh teile! Palju õnne! Aitäh! Ja soovin siis omalt poolt ka palju õnne! Aitäh! Aitäh teile! Aitäh! Täitsa töötab! Siin on siis kirjas sinu nimi, isikukood. Soovin enda poolt ka palju õnne! Aitäh! Et see natukene võit tuli mulle üllatuslikult, et ei oleks uskunud seda. Et alguses, kui mulle helistati, siis ei saanud aru, kas on tüngakõne või mitte, aga tundub, et see ei olnud tüngakõne. Alati on unistatud, et ükskord see võit ära tulla, et auto näol, aga nagu näete, siis on see täitsa tulnud. Et selle üle mul on tõesti väga hea meel. See oli nädala keskel, see oli 8. jaanuar, ehk minu sünnipäev. Ma olin just maale jõudmas, toimetasin seal ja siis mulle helistati. Meie vestlus kulges niimoodi, et lõpuks öeldi, et teispool telefoni, et ma olen võitnud auto. Alguses ikka ei saanud nagu väga aru, et see on nali või mitte, aga lõpuks jõudis kohale, et olengi nagu päriselt auto võitnud. Ma jagan ennast siis nii Tallinna kui Maavahet, et maakodu on mul Vastikülas Kehtna vallas ja siis linnas on me nagu elukaaslasega elame linnas. Sõitmist on küll, aga töökoht on ka siin keset eest nii-öelda Kuusikul, et siis ikka seda sõitmist jagub, et saab ikka sõidetud küll neid kilomeetreid nüüd selle autoga. Rapla jaama Kopis käin ka suht tihti. Üldse nagu Kopis on teine siis Raudalu konsim, kui ma linna lähen. Et mina ei tea, kõik asjad on kättesaadavad, siuke kodune pood. Eks siin tehakse erinevaid kampaaniaid, et tänu sellele me vaatame, et mida osta teha. Eks see on mugavus ka, et kui linnast tulla, et see on kõige parem koht, kus siit läbi põigata. Et see on nagu täpselt linna ja maakodu vahel.